Olemegi siis jõudnud laagri viimase loenguni, üks praktika on veel ees. Ja selle loengu eesmärk on nüüd kõik see, mis te olete siin kogenud, õppinud, taibanud, suunata oma eesootavasse eluetappi, mis pärast laagrit algab, nagu juba siin laagris algas. Et hakata elama tõeliselt teadlikult väärt elu. Ja pange korraks silmad kinni, teeme ühe harjutuse sissejuhatuseks. Selleks, et mõista, mis asi on vägi. Meenuta ühte hetke, lausa visualiseeri, tunne seda oma kehas, kus sa tead täiesti kindlalt, et sa ei olnud kohe üldse rääkas. Pane silmad kinni. Ja tunne ja näe seda enda sees. Kus sa ei olnud üldse kontaktis oma väega. Võib-olla see oli mingi konflikt. Võib-olla see oli mingi väljakutse, millest sa enda arust ei osanud läbi minna. Või mõni muu raske moment. Ja tunne, mis seisundis sinu keha on. Mida sa tunned enda sees, kui sa oled ilma väeta. Sa ei saa midagi teha, sa oled justkui kinni seotud. Püüa see tunne hästi selgelt ära tabada, mis tunne on olla ilma väeta. Millised mõtted sinu peas on, kui sa ei ole oma väes? Kuidas sa hingad, kui sa ei ole oma väes? Mida sa tunned oma rinnus, kui sa ei ole oma väes? Millised emotsioonid on sinus, kui sa ei ole oma väes? Mida sa ütled ise endale, kui sa ei ole oma väes? Mis sinuga juhtub, kui sa ei ole oma väes? Kus kohas sa oled 5 aasta pärast, kui sa jätkad selliselt elamist? Visualiseeri, näe ja tunne seda. Korra nagu mängi see stsenaarium läbi. See on kõik põhjusega. Me anname oma alateadvusele ja ajule ja kehale sellega signaali minna valust eemale, teha teisiti, et mängige see praegu julgelt läbi, visake ennast selle valustsenaariumi sisse. Kus kohas sa oled 10 aasta pärast, milline on sinu elu 10 aasta pärast, kui sa ei ela oma väes, kui sa jätkad niimoodi enda kahjustamist võib-olla või oma väe ära tõrjumist või allasurumist või ja luba tunda endal kõiki neid tundeid, mida sa siis tunned, kui sa elad ilma väeta elu. Milline su keha on 10 aasta pärast ilma väeta? Mis on jäänud tegemata? Mida sa ei ole mitte kunagi saavutanud? Keda sa oled kahjustanud? Millest sa oled läbi kukkunud?
ja nüüd vaata 20 aastat edasi ilma väeta. Sa pead kannatama 20 aastat elu veel ilma väeta. Kui palju valu sinu sees on, kurbust, võib-olla üksindust. Millised sinu suhted on ilma väeta? Milline on sinu tervis ilma väeta? Ja ütle endale nüüd mõtetes stopp. Ma tean nüüd, milline on elu ilma väeta. Ma ei pea sellist elu kogema. Ma ei taha sellist elu kogeda. Ma ei vali sellist elu. Ma tahan elada elu väes, väekana. Kui vaja, siis muuda ka oma keha asendita ja selgsirgu. Ja meenuta nüüd ühte olukorda, kus sa kindlalt tead, et sa olid täiega väekas. Täiega oma väega kontaktis. Ükskõik milline see hetk oli, võib-olla mingi pidupäev, tähistamine, õnnestumine, läbimurre. Pane tähele, mida sa tundsid sellel hetkel, millised olid sinu emotsioonid. Milline oli sinu suhtumine iseendasse sellel hetkel? Milline oli sinu keha asend? Kuidas sa hingasid? Milliseid mõtteid sa mõtlesid? Mida sa iseendale ütlesid, kui sa olid väekas? Mis sinuga juhtus, kui sa olid väekas? Ja nüüd vaata edasi 5 aastat edasi oma tulevikku, kui sa elaksid iga päev oma väes. Milline oleks sinu elu 5 aasta pärast? Näe ja koge seda. Millised on sinu suhted 5 aasta pärast? Milline on sinu tervis 5 aasta pärast? Milline on sinu külluse olukord 5 aasta pärast? Nüüd vaata edasi 10 aastat oma tulevikku. Sa oled elanud 10 aastat oma väes. Milline on sinu elu? Kuidas sa ennast tunned?
mida sa oled saavutanud. Mille üle sa oled nii õnnelik. Millist väärtust sa oled maailmale loonud oma väega. Millest sa oled läbi murdnud selleks ajaks juba ammu. Näe ka oma lähedasi enda ümber. Ja nüüd vaata 20 aastat edasi. 20 aastat elu väekana, kontaktis oma väega. Milline on see elu siis? Kus sa oled siis? Milline oled sina, kui sa oled elanud 20 aastat väekalt? Maailma sa oled enda ümber loonud oma väega. Millised on sinu suhted? Tunne seda suurt armastust ja rõõmu nii iseenda kui ka terve maailma suhtes. Milline on sinu väekas elu? Tunne seda täiega iga keharakuga. Millised on need väekad emotsioonid, väekad mõtted, väekad sõnumid, mida sa maailmale tahad anda?
Nüüd selles seisundis on väga hea kohe võtta vastu mingi oluline otsus sinu elus. Mida on vaja teha? Kasuta seda seisundit, et võtta vastu praegu üks oluline otsus, mis on sinu jaoks tähtis. Ja siis sa võid tagasi tulla siia. Võta istet. On teil siin selline tööleheke. Ja nagu ikka, mina oma selle praktilise psühholoogiaga alati räägin seda ka, et hästi tähtis on luua selgust, eks ju, et meie ajus on ainult mineviku failid, aga okei, krõdistage ära, noh. Minu küsimus, et kust selle lehe sai? Saatke talle. No, jah. Nii. Nii. Nüüd on ära krõbistatud, jah? Või võime veel? Kui on vaja. Nii. Okei, nüüd me oleme kõik vajalikud tegevused ära teinud. Ühesõnaga, praktilises psühholoogias on hästi tähtis teadvustada seda, et meie ajus on ainult mineviku failid. Ja kui me tahame mingit muutust, mingit progressi, läbimurret, siis me peame oma aju jaoks tegema seda teadlikku tööd hästi konkreetselt, hästi selgelt, et looma endale nagu selvust silme ette. Siis kuidagi psüühika nagu rahuneb maha või see meel rahuneb maha, ei ole seda virvarri enam nii palju ja ma saan reaalselt midagi muuta, ma saan midagi aru, mis toimub minu sees, on ju. Ja selle jaoks me kasutame läbikirjutamist või kõva häälega rääkimist, et kui te nüüd kodus endaga tööd edasi teete, siis alati tehke seda, kui teil on mingi probleem õhus näiteks. Rääkige see kõva häälega kas või peegli ees välja või kirjutage see välja. Teil tekib kohe selgust ja harutate nagu oma psüühika sasipuntvat lahti läbi selle. Ja sellepärast ka ma nüüd tegin teile selle töölehe, et te kogu aeg käiksite kirjalikult ja teil on siin silme ees need laused, et te käiksite kirjalikult kaasas oma mõttega. Et teeme selle praktiliselt läbi, sest see ankurdub siis paremini. Veel üks hästi tähtis punkt enesega töö juures on lahti mõtestamine või lahti defineerimine. Sest kui mu aju ei saa oma mineviku failidega aru nendest asjadest, millest me räägime, siis ta ei oska seda ka rakendada. Ja sellepärast on vaja need uued terminid enda jaoks lahti defineerida, et neid saaks integreerida. Nii, ja ma kõigepealt kommenteerin need küsimused teile siia läbi, natukene oma mõtteid siia juurde teile ja siis te saate aja, et neile vastata. Kõigepealt siis, mida tähendab minu jaoks vägi ja kuidas ma tunnen ennast, kui ma olen vägi. Selle me tegime praegu teiega läbi, aga te võite mingid märksõnad siia veel juurde panna, et te saate ankurdada, saate iga hetk tulla selle töölehe juurde tagasi, kui vaja. Ja vaadake, kui kiiresti te saite ennast päris, nagu kõigepealt ma viskasin teid auku, et tundke ennast halvasti ja siis tundke ennast nüüd väekalt, ehk siis te muutsite oma seisundit ja päris kiiresti. See on tegelikult võimalik, ja need küsimused siin aitavad teil seda teha ka pärast laagrit. Nii, ja nüüd esimene küsimuste plokk keskendubki sellele, et defineerida oma väe takistused või oma väe sabotöörid nii-öelda. Teine küsimus ongi, et milliste inimestega suhtlemine mind alla tõmbab. Ja te võiksite siia taha kirjutada veel ka miks. Mul seda siin ei ole, aga võiksite ka panna miks. Sest võib-olla te avastate, jah? Nii.
võite ka siia taha kirjutada miks, sest võib-olla selle miks küsimuse kaudu te avastate mingisuguse mustri või mingi ego teema äkki hoopis, mida te olete vältinud, millele te ei taha otsa vaadata selle inimesega suhtlemise puhul. Et see miks viib nagu sügavamale. Aga ärge kohe hakake vastama, räägite kõigepealt. Siis sitavad seal pinginapid. Kolmas küsimus. Millised laused, mida ma endale ütlen, minu väge lämmatavad? See on kõige tähtsam, sellepärast et enesekriitikaga ja see, kui ma olen enda vastu karm, ma täiega võtan oma väe ära. Ma lihtsalt keeran oma väe lukku. Ja seda tasub teadlikult kohe jälgida. Pärast laagrit võtke endale üks vihik ja seal on ka need harjutused. Et võtke endale kas see vihik, mis seal müügil on, või siis taoline vihik ja hakake sinna märkama oma mõtteid ja emotsioone ja just neid hetki, kus ma olen endaga hästi kriitiline, kus ma lähen endaga vastuollu, kus ma reedan iseennast, kus ma lähen endaga konflikti, teen iseennast maha, eitan iseennast, ignoreerin oma vajadusi, ei sea oma piire. See on kõik see hetk, kus ma oma väge hävitan, just nimelt hävitan, mitte ainult ei lämmata või ei suru alla, vaid ka hävitan. Ja kui te nendele kohtadele saate jälile, siis te saate seda muuta. Nii, siis 4. küsimus. Millised tegevused nullivad ja hävitavad mu väe? Mul on siin kirjaviga, ärge pange tähele. Millised tegevused nullivad ja hävitavad minu väe? Näiteks klatšimine, näiteks rämpstoidu söömine, võib-olla mõni mõnuaine kellegil, näiteks kellegil äkki nutitelefoni sõltuvus või scrollimine, mis veel võib olla? Suitsetamine on siis ka. Laiskus tead. Siin ei tohi jälle liiga karmiks endaga minna, et kohata on ju ka vaja. Et sa pead olema nagu aus enda suhtes. Suitsetamise osas, sa oled ikka selle oma suitsetamise küsimusega, eks ju. Ikka. No kui me energeetilisel tasandil vaatame, siis muidugi ta tõmbab sagedust alla. Kui sa tõmbad terviseks? Tõmba terviseks, jah. Sa mõtled sohkuna mõrstab, kui sa mõtled sohkuna armastust, siis ta on armastus, eks. Jah, aga vot nüüd ongi, kuidas seda võtta, et kui mina olen oma alateadvuses loonud sellise seose näiteks, et magus tekitab mulle turvatunnet. Kas see on siis hea või hävitav? No pigem jah, on ju. Olemus on jama ju. Jah. Kuigi ma sain ka sinu mõttest aru, eks ju, et sa annad nagu programmi ise toidule või veele, me saame ju programmeerida, eks ju. Aga see vähem kogusest ka? Kuidas? Kogusest? Jaa, muidugi. Ja kuna šokolaad on tehtud kakaost, siis see on kõik loodus. Ja, me saame niimoodi ennast petta. Et siis palun lähme korjame ise neid kakaobe ja teeme ise, et seal ei ole mingit muud jama sees, on ju. Nii, et jah, millised tegevused ja olge siin päriselt ausad enda vastu. Ma tean, et inimesed ei taha väga tunnistada, on ju, aga keda sa petad ja keda sa kahjustad, on ju. Minul on selline lause iseendale või mõte, mis mind alati aitab, kui mul on mingi raske olukord ja ma ei taha endale midagi tunnistada. Siis ma ütlen nii, okei, iseendale ma võin ju ikka tunnistada. Ma ei pea teistele tunnistama, aga iseendale ma ju võin. Ja siis mul on nagu kergem midagi seda teha, et ma ei sunni ennast teistele tunnistama. Aga kui ma juba endale ära tunnistan, siis ma tegelikult lahendangi sellesse ära. Et jah, nii. Ja 5. küsimus. Siin ongi see küsimus, mis ma juba teile ütlesin. Mis on need hetked igapäevaelus, mil ma ennast reedan ja endaga pahuksisse lähen? Need on kõik need hetked, kus ma ütlen jaa, aga tegelikult tahaks öelda ei. Või kus ma ei väljenda oma vajadusi ära või lasen ennast väljastpoolt mõjutada. Siin oli üks härra, kes läks ära ja ütles, et temal on pidevalt niimoodi, et ta ise teab täpselt, kuidas oleks õige, kuidas oleks head tulemused tuleksid ja nii, aga ta ei kuula ennast, ta teeb ikka nii, nagu teised ütlevad. Noh, enda reetmine. Ja nii edasi. Võib-olla näiteks ka endale
antud lubaduste murdmine, täiega enda reetmine. Ja ka sellised lubadused, mida ma annan endale nagu alateadlikult, mida ma otseselt ei sõnasta ära. Millised need lubadused võivad olla? No näiteks ma tean, mul on üks tuttav, kes lubas endale, et mitte kunagi enam ei ropenda. Seda ropendas väga palju. Naiste rahvas muide, kõik osad teavad, kellest ma räägin. Siis näiteks, mis lubadused veel, et homsest ma hakkan tervislikult toituma. Või homsest ma hakkan iga päev käima jalutamas pool tundi. Aga need võivad ka sellised alateadlikud olla. Et mitte kunagi ma enam ei lase endale kedagi lähedale või mingid sellised asjad võivad ka olla. Seal on juba natuke trikiga. Ärge lobisege, see jääb kaamera peale. See läheb YouTube'i pärast. Ja lihtsalt me alutasime seda, et sa ütlesid just seda, et homsest ma hakkan seda tegema, kas oli jälle see sama, et aga homme ongi täna, siis on jälle homme, siis on jälle homme. Ja, just. Et need lubadused, mis ma olen ise endale andnud, ja te võite ka tagantjärgi mõelda, et mis on minevikus olnud need lubadused, mida ma olen endale andnud, aga ma olen neid murdnud ja selle tõttu on minu vägi hävinenud või enesearmastus või eneseväärtustamine on selle tõttu purunenud. Et sealt me leiame need mustrid üles ja siis saab jälle muuta. Ja kuidas siis nagu treenida uuesti seda enesearmastust või eneseväärtustamist on see, et anna endale niimoodi väikeste lubaduste kaupa uusi lubadusi. Et sinu keha ja alateadvus ja aju näeksid, et ma ei reedagi see ennast enam. Ja niimoodi jupi kaupa järjest rohkem ja suuremad lubadused ja siis sa kirjutad need reetmise mustrid lihtsalt endas üle. Kui sa järjepidevalt koged oma elus reetmist teiste inimeste, siis see peegeldab sulle seda, et sa ennast järjepidevalt reedad. Et väline maailm peegeldab meile alati seda, kuidas ma kohtlen ise ennast. Okei, ja teine küsimuste plokk on siis see, kuidas ankurdada endasse väge ja kuidas kasvatada enda jaoks väekad harjumused. Milliste inimestega suhtlemine mind väestab, ümbritse ennast selliste inimestega, aga samas anna neile vastu ka. Sest ma tean väga palju selliste inimesi, kes tahavad nagu hullult suhelda ja nad tahavad ainult saada, aga nad ei ole valmis mitte midagi vastu andma. Et see on ka üks põhjus, miks mul väga pikalt minu elus ei olnud sõpru. Nüüd on hakanud tekkima, sest ma ise muidugi lubasin ka. Aga see oligi see põhjus, et kõik tulid nagu minu tööst ja tahtsid siis ainult, kas minu võimeid ära kasutada või minu mingit tarkust või midagi, eks ju. Aga siis, kui minul oli mingi mure, siis polnud kedagi. Kõik jooksid ära, kõik ehmatasid ära, mis üldse toimub nagu. Ja siis mul ei olnudki, ei kooli ajal ei olnud ja ema sõbrannad olid, aga nemad ei olnud ka otseselt mu sõbrad, on ju. Lihtsalt nagu minu tädid olid nemad. Et nüüd alles aastal 2022 ma hakkasin lubama endale sõpru ellu ja need, kes läksid läbi selle niukse minu, kuidas öelda siis, kaitse, teadliku kaitse ja said aru, milline inimene ma olen, siis kuidagi läbi selle kaitse tulidki täpselt need inimesed, kes on nagu, ongi see võrdne selline sõprus. Ehk siis, mida ma siin tahan öelda selle küsimuse juures, mõelge teie ka, mis on teie sõpruse standardid, mida tähendab teie jaoks üldse sõprus ja keda ja miks te oma ellu lasete. Ja me oleme kõik siin nagunii koos. Tegelikult oleme siin maailmas ju nagunii koos. Ja meil on kõik sõbrad ja õhtevennad ja nii edasi. Et näiteks kõik inimesed, kes minu laagritest käivad, ma tunnen nende kõigiga väga hästi ennast. Et ma tahtsin hoopis teisest teemast edasi rääkida. Et ühesõnaga minu elustandardid ja sest kui ma ei pane endale standardeid paika, siis elu lihtsalt juhib mind ise kuidagi niimoodi. Olen mingi marionett kuskil, reageerin, lükata, tõmmata. Et sõpruse ja inimeste puhul ka, et miks ma suhtlen, mis on suhtlemise ajendid, mis on motiivid. See on tegelikult taotlus ju. Selle suhtlemise taotlus, kui me rääkisime taotlemise väest, on ju, siis see ongi nüüd taotlus, selle suhte taotlus, mis ma sellele annan. Nii. Millised tegevused mind väestavad?
see on ülitähtis. Enamus inimesed, kes mul teraapiasse tulevad, siis nad isegi ei mäleta enam, millised tegevused neid päästavad. Ja see on hästi suur probleem, et nad on oma vajadused nii ära unustanud ja oma need väetegevused või see, mis neid teeb õnnelikuks, on nii ära unustanud. Et sellele tuleks kohe mõelda ja neid tegevusi siis oma igapäevaellu juurde tuua teadlikult. Ja mis mulle meeldiks ja mis teile tooks kasu ja väärtust, kui te selle küsimuse taha paneksite kohe kirja, millal te neid asju hakkate tegema. Millal on esimene kord nüüd pärast laagrit, et sa teed vähemalt ühte päästavat tegevust? Homme. Täna või homme, jah, täna. Et siis see hakkab tööle ka. Nii. Ja tegevuste all, ega see ei pea olema ainult väetants, on ju. See võib olla looduses viibimine, see võib olla jõusaalis käimine, see võib olla söögi tegemine. Ma tohutult armastan näiteks süüa teha, minu jaoks on nii väestav tegevus. Laulmine minu jaoks on kindlasti maalimine, mediteerimine, vahel mõne hea filmi vaatamine. See ei pea olema üdini spirituaalne. Mul on veel siuke, mul on nii väestav, mulle nii meeldib iluprotsessi. Kui te näeksite, mul on sõbusõltuvus, mul on väga palju näomaske ja igasugused neid asju, see on täiega minu sõltuvus. Oot, see on minu inimlik naiselik asi, mida ma endale luban ka. Ma ei tunne mitte mingit süütunnet, kui ma endale järjekordse maski või näokreemi ostan. Oot. Nii. 3. küsimus. Millised laused, mida ma endale ütlen, minu väge kasvatavad? Ehk siis teeme oma sisekõne ringi. Kui ma märkan ära need laused, mis mind maha tõmbavad, siis millega ma need asendan? Ma pean alati andma mingi alternatiivi, muidu aju võtab kohe selle vana programmi jälle tagasi. Nii. Millised on minu tugevused, mida ma imetlen? Võivad olla nii sisemaailm, iseloom kui ka välimus võib olla, mingid oskused, võib olla teadmised. Et kasvatame seda enese imetlemist heas mõttes. See kasvatab ka sinu väge ja ühendust iseendaga. See küsimus on tegelikult, mis on minu tugevused, mida ma imetlen, on selle jaoks, et pöörata tähelepanu sisemistele ressurssidele. Millised on minu sisemised väeressursid, mida ma saan kasutada? Eks. Nii. Mis on see, millega ma saan suurepäraselt hakkama? See on jällegi sisemiste ressursside teadvustamiseks. Nüüd 6. küsimus. Milliseid päästavaid rutiine ma oma ellu peaksin tooma, et elada elujõuliselt? Just nimelt rutiine. Kui päästavad tegevused, see on üks asi, aga millised rutiinid? Need võivad olla väga väikesed. Näiteks kas või see, et sa iga hommik jood selle sooja veesidruniga. Või et sa hommikul ei võta kohe esimese asjana telefoni lahti, vaid mõtiskled ja määrad oma päeva edukuse ette. Mäletate, me rääkisime sellest ette määramisest, ette visualiseerimisest. Tuletage mulle meelde, et ma õpetaksin teile pärast ühe ägeda transurfingu tehnika. See on hästi lühike, aga see on väga-väga äge. Ettemääramisega seotud. Nii. Mis võivad veel need päästavad rutiinid olla? Näiteks iga õhtu tänulikkuse kirjutamine. Või päästav rutiin võib olla ka päeviku pidamine. Oma elu või igapäevaelu juhtimine, kirjalikult planeerimine, organiseerimine võib olla väga päästav. Kõiki see muidugi ei kõneta, aga tegelikult see on päris hea kõigile. Et igaüks mõelge veel, mis on need, ja see võib olla ka spirituaalne tegevus, aga see peab sind kõnetama, eks. Ja viimane, milliseid muutuseid ma pean oma elus tegema, et elada päriselt kooskõlas loodusega. Ja siin ma tahan rääkida nüüd seda, mul tuli üks päev selline taipamine, see oli tegelikult, issand, ma ei mäleta, kui ma käisin Raidoga metsas jalutamas, kas see võis olla äkki detsembris, ma ei mäleta. Ja tuli selline taipamine, kui ma seal metsas jalutasin, siis me viskasime veel niimoodi pime oli, siis me viskasime sinna männide alla lume sisse, niimoodi pikka oli ja vaatasime tähti ja siis need männid seal kõikusid tuules ja nii vaikne oli ja nii ilus oli ühe sõnaga. Ja siis mul oli jälle niisugune väike tervise värk
ühesõnaga, ma sellest ei hakka praegu pikemalt rääkima. Olen siin maadelnud natuke. Ja siis minu taotlus või palve oligi see seal lume sees pikali, et palun tervendage mind ja palun andke mulle nagu lõpuks ometi mu tervis tagasi üle nii pika aja. Ja mul tuli teadmine, et miks ma ei käitu oma kehaga sama lugupidavalt, nagu ma käitun loodusega. Loodusest ma ei ole vist mitte kunagi prügi maha visanud. Ma olen iga oma sammu, ma vaatan, et see oleks selline looduse suhtes austav. Igas sammus ma tunnen tänulikkust ja hästi püüan jälgida, et ma käituks looduse suhtes nagu õiglaselt ja tänulikult ja lugupidavalt. Et miks ma siis oma kehaga nii ei tee, sest minu keha on ju ka loodus. Ja kui ma reedan oma keha, siis ma reedan ka tervet loodust. Et see oli minu jaoks selline hästi suur taipamine. Et miks ma oma keha eest ei hoolitse samamoodi nagu terve ümbritseva maailma eest ma hoolitsen. Ja nüüd see viimane küsimus, milliseid muutuseid ma pean oma elus tegema, et olla kooskõlas loodusega, jah? See on oma tervisest rääkima, täpselt see... Jaa, me eile Ebega juba rääkisime sellel teemal. See pärit jah. See on huvitav, jah. Ühesõnaga, et see viimane küsimus, milliseid muutuseid ma pean oma elus tegema, et elada päriselt kooskõlas loodusega või oma väega, eks? Et siin on mõeldud siis nii sinu keha kui ka üldse sinu elu, sinu suhteid, kõike seda. Et loodusseadused kui sellised on ju igal pool kehtivad. Ükskõik, mida me teeme, ükskõik millises olukorras või eluvaldkonnas. Jah. Nii, ja nüüd enne, kui ma lasen teil seda tööle ette täita, siis, meil on aega, siis nagu nii te täidate seda kodus ka veel edasi, aga ma tahaks, et te täna teeksite algust. Ma õpetan teile selle tuleviku ettemääramise tehnika. Maarja vaatas, kestab teil, jah? See on transurfingu tehnika, seda õpetab jälle Vadim Seeland. Üldse väga soovitan tema raamatut lugeda, nii hea. Transurfingu raamatud, jah. Ma millalgi teen nende põhjal ühe väikse praktilise grupi ka, see on nii äge lihtsalt, täiesti uskumatult äge. Mis see perega nimi? Zeeland, Z-iga. Ja tema õpetab siis, tema räägib selline asi nagu kavatsuse patsike on meil kõigil. Kavatsuse patsike. Ja enne kui ma räägin, mis see kavatsuse patsike on, ma pean rääkima kavatsusest. Meil on sisemine kavatsus ja siis on maailmas ka selline asi nagu väline kavatsus. Sisemine kavatsus on, tavaliselt me olemegi hõivatud oma sisemise kavatsusega. Ja sisemine kavatsus on hästi selline pingutav ja pinges ja meie emotsioonid ja mõtted ja me üritame nagu kuidagi ühesõnaga meie seest poolt nagu midagi väljas muuta, aga see ei toimi. Selleks, et midagi oma reaalsuses muuta, me peame kasutama seda välist kavatsust, sest ümbritsev maailm on ju väline. Ja oma sisemise kavatsusega me ei saa väga palju väljapool teha. Et sisemine kavatsus on rohkem oma sisemaailma asjade jaoks mõeldud. No midagi nad asjatavad seal. Väga huvitav. Kusjuures, iga kord, kui õpetan inimestele reaalsuse loomist, siis täiega igasugused jõud segavad vahele. See on väga huvitav. Ära krõbise. Meil on siin väga palju armastust. Lahustu ära. Nii. Ehk siis see kavatsuse patsike. Ja see kavatsuse patsike asub meil niimoodi, et ta on nagu saba. Ta tuleb sabakondist, aga ta ei ripu mitte alla, vaid ta ripub üles poole. Ja see kavatsuse patsikese ots, ma ei saa näidata, kas on kuskil siin avaluude kohal, kuskil nagu siin eemal. Mitte siin keha vastas, vaid siin eemal. Et see saba läheb niimoodi üles poole. Ja selle kavatsuse patsikesega, see on nagu selline andur või kuidas ma seda selgitan?
nagu mingi võlusau. No väga häiriv on niimoodi rääkida. Aga proovime oma keskendumist ja tähelepanu hoida, eks. Proovige koos minuga, siis on hästi. Ühesõnaga, kavatsuse patsike on nagu selline võlusau ja selle otsaga sa saad saata signaale see ongi välise kavatsuse nagu andur selline. Ja sa saad saata signaale välisesse maailma. Ehk siis anda värvi nendele tuleviku stsenaariumitele või kaadritele, mida sa soovid, et ärkaksid ellu sinu elus. Ja kuidas seda tööriista siis kasutada? Kõigepealt lihtsalt rahuned maha ja tunnetad selle patsikese otsakest. Kui sa teda tunnetad oma taotlusega, sa kohe tunned, kus ta sul on. Sellega, et sa teda tunnetad, sa aktiveerid patsikese. Nii naljakas on ju patsike. Aktiveerid patsikese. Ja nüüd, hoides tähelepanu patsikese otsal, sa hakkad visualiseerima seda kaadrit, mida sa soovid realiseerida. Ja puhtalt selle visualiseerimisega ja hoides tähelepanu patsikese otsal, sa annadki värvi sellele kaadrile ja siis lased lahti. Ja sa võid seda teha järjepidevalt, aga sa ei tohi seda teha pingutades, sest nii kui sa pingutad, siis sa aktiveerid oma sisemise kavatsuse ja siis tuleb plokk ette, siis sa ei saa minna maailmas laiali. Et ainult sa peadki äratama oma tähelepanu, aktiveerima patsikese ja visualiseerima. Ongi kõik. Ja siis see materialiseerub, manifesteerub sinu elus. See kaader. Jah. Selline tööriist. Ja see väga hästi toimib. Ja ma rääkisin sellest ka, et see tegelikkuse ettemääramine, et kuidas seda harjutada, on ju. Ma kordan selle korra üle, et seda lihast peab ju treenima, on ju, seda tegelikkuse ettemääramise lihast peab treenima. Ja sa treenidki seda, kui sa äratad patsikese ja visualiseerid, lisad värvi sellele kaadrile, mis kohe-kohe on nagunii juhtumas. Ehk siis koju sõitmine autoga täna või hakkad töölehte täitma, võtame veel lähemale ühe kaadri. Ja niisuguste väikeste asjadega muudkui harjutad. Ja siis ühel hetkel, kui sa teed seda mingi suure asjaga, see tuleb nagu naksti, jõuab kohale. Et see on hästi võimas. Nii. Ja nüüd ma annan teile siis aega kuskil 15 minutit seda töölehte täita rahulikult. Ja siis räägime edasi.